Nüüd aus ülestunnistus. Koolmeistritöö on üks paras pähkel. Piske endale nüüd põske üks päris pähkel ja olge valmis personaliprojektide auhindade üleandmiseks ja vastuvõtmiseks. Ning selle ajaga, kuni teid välja kutsutakse, jõuate oma pähkli kindlasti ära närida. Nii et viimane 10 minutit, ennem kui me asume lõpusõnade juurde. Olge head, kas peate veel vastu? Aitäh! Peale lõunat. Nii nagu juba vist 13, kui mitte rohkem, sest täna meil on 16. juhtimiskonverents. Lõpeb juhtimiskonverents parimate personaliprojektide tunnustamisega. Sellel aastal on ka personaliprojektidega olnud natuke muutust. Me muutsime, enne kui me personaliprojekti välja kuulutasime, personaliprojekti statuuti. Ehk siis me uuendasime seda ja mis me temaga tegime, oli see, et me kirjutasime sinna sisse muutunud õpikäsitust. Ehk siis me sellel aastal ootasime personaliprojekte, kus me saaksime kinnitust koos õppimise kohta, õpetaja ameti väärtustamise kohta, parima kogemuse jagamise kohta ja koos toimetamise kohta. Ja personaliprojekt andis meile kinnitust selle kohta, et seda tehakse asutustes palju, sest konkursil osales 31 personaliprojekti. Me oleme sellel aastal püüdnud ka nii, nagu Marju Lauristin ütles, et on oluline tegeleda ka andmetega ja numbritega. Ja nii oleme ka siis meie võtnud vastu sellise vaikimise otsuse, et me tunnustame erinevate konkursside puhul 20% esitatud töödest. Ja siinkohal on meil siis rõõm tunnustada 6 parimat personaliprojekti. Esimene personaliprojekt Tallinna Kunstigümnaasium. Järgmine suurepärane projekt, Tallinna Endla lasteaed, multikultuurne õppiv kogukond. Ja mu armas kolleeg Reili juhib mu tähelepanu, et ma olen kõige tähtsama asja ütlemata jätnud. Kõik personaliprojektid saavad rahalise auhinna 900 €. Järgmine suurepärane personaliprojekt, Tallinna Kullatera lasteaed, Kullatera Mukk. Me õpetame kõiki, parima praktika jagamine. Pirita Majandusgümnaasium, kes tänase konverentsi osavõttu on otsustanud teha läbi veebiülekande. Tervitame teid kõiki. Palju õnne. Ja neil oli siis projekt kogu koolipere tunnustamise konkurss. Järgmine personaliprojekt, Tallinna lasteaed Vesiroos. Ja projekt Vesiroos visualiseerib väärtusi ja siin ma saan rääkida ühe loo. Ja lugu on siis järgmine. Mina käisin Jaanikat tulemushindamas. Ja oma tulemushindamise vestlusel Jaanika ütles, et nemad oma meeskonnaga on õppinud graafilist visualiseerimist. Ja nii ta viis mu siis maja peale jalutama ja näitas selliseid imeväraseid pilte, kus nad olid siis oma väärtused visualiseerinud. Ja siis ma nägin ka teie personaliprojekti ja tänu sellele on ka meie konverentsi põnevamaks teinud Joonmeedia. Meie täna siin oleme pool päeva meeskonnaga arutanud, et kuhu ma selle ägeda pildi paneme.
nii et suur tänu sulle ka meie inspireerimise eest, edu ja jõudu! Ja Ristiku jäi nüüd viimaseks, aga mitte, et ta oleks teistest kehvem, lihtsalt mingi järjekord peab olema, kõik projektid on ühtviisi head, kõik saavad samasuguse auhinna, Ristiku põhikool, eriliste õpilaste, erilised õpetajad. Palju õnne! Ja siin seina peal näete te siis kõiki neid tublisi ja julgeid, kes panustavad siis oma personali arendamisesse ja julgesti esitasid ka oma töö siis konkursile ja kõik osalejad saavad siis ka tänukirja, aga mitte siin ja praegu.